joogi asemel on hoopis vesi ja kõhulahtistid. Mina olengi peategelaskonto taga ja see on minu face reveal. Kes on peategelane? Kes on peategelane? Kes on peategelane? Kes on peategelane? Peategelane. Mimmu kõmuaeg! Teate, mis ma teada sain? Mina panin pildi kokku, kes on peategelane. Selles videos ma näitan lõpuks oma nägu ja räägin, kes ma olen. Tere! Minu nimi on Marten, aga enamus teavad mind nime järgi peategelane. Kui ma alustasin nende videote tegemisega, oli see minu jaoks lihtsalt mingi suvaline väljakutse iseendale ja viis õppida monteerimist ning sisu tegemist. Aga nüüdseks tunnevad inimesed mind juba tänaval ära. Peategelane? Jep, mina. Tere! Ja minu identiteet on ka paljastatud. Seega tundus õige aeg näidata, kes nende videote taga tegelikult on. Aga ennem käime juuksuris ära. Varem ma nii julge inimene ei olnud, et võõraste inimestega tänaval rääkima minna, aga tänaseks on nende videote tegemine mind inimesena muutnud. Alguses nende videote tegemine ei olnud üldse lihtne. Ma kõndisin inimestest mitu korda mööda, ennem kui ma julguse kokku võtsin ja läksin nendega rääkima. Tervist! Tere! Ma ütlen tere. No, küsin, kuidas läheb teil? Läheb. Eestlased ei räägi võõraste inimestega tänaval ja pigem just väldivad seda. Ja mina, kui tüüpiline Eesti mees, tahtsin seda endas muuta. Märkasin hommikul üles ja mul oli nii külm. Ja siis ma panin sokid jalga ja mul hakkas soojem. See on hea idee, No on, jah. Nii et nende videote tegemine on andnud mulle julguse ja mõistmise, et harjutamine teeb meistriks. Tahaks ka mainida ühte saadet, Impulss, kus siis minu videoid näidati. Videosid, kus noortekambad mõnitavad elu hammasrataste vahele jäänud inimesi, tehti juba siis ning paraku tehakse ka praegu. Video on tehtud eesmärgiga, et näed, et nagu oleks jagatud viina, aga meieni on jõudnud ka lood, kus tegelikult, ma ei tea, siin joogi asemel on hoopis vesi ja kõhulahtistid. Oot, kõhulahtisteid. Võib-olla siinkohal selgitaks natuke ennast. Minu vahele ei saa võrdusmärki tuua inimestega, kes filmivad midagi ja siis postitavad seda ilma luba küsimata. Minu eesmärk ei ole kunagi olnud kedagi mõnitada, vaid lihtsalt näidata, mis elu toimub seal tänaval. Lihtsalt, et saada populaarsust, sest et kas inimene teeks seda ilma selleta, et ta ei filmiks seda? Ilmselt mitte. Siin on üleskutse Elisabeth Loigule. Tule, veeda üks päev koos minuga ja ma tutvustan sulle enda kohaliku tänava viinalinasi. Selline see video tuligi ja selline ma välja näengi. Aitäh vaatamast. Jälgi mind ka Instagramis. Järgmine video, järgmine nädal. Ei, ma tean, mis tunne teil on. Videosid, kus noortekambad mõnitavad elu hammasrataste vahele jäänud inimesi, tehti juba siis ning paraku tehakse ka praegu. Ma olin eile sama haige.